tere, tere kõigile, kes te tulite osa võtma meie infotunnist. me oleme siin täna Tallinna Ülikoolist neljakesi, kolm nime on ka slaidi peal, mina, Priit Reiska, Erki Soika ja Mailis Ostra ja lisaks on veel Loora meil ka Tallinna Ülikooli poole pealt. ja see infotund on meil üles ehitatud niimoodi, et Erki räägib teile loodusainete õpetaja magistriõppe võimalustest, mina tutvustan lühidalt mikrokraadi programme ja siis see on hea võimalus ka teil esitada siis küsimusi ja meil loodetavasti nendele küsimustele ka vastata. Et Tallinna Ülikoolis äh, põhimõtteliselt, kui soovida kvalifikatsiooni omandada, siis ongi kaks sellist head sisenemisteed. Üks on magistriõpe, et tulete ja astute meile üliõpilaseks, Erki tutvustab seda, ja teine on siis alustada mingisugusest mikrokraadist ja siis võib-olla võtta veel mõni mikrokraad. Juhul, kui teil on vaja, saate ka tulla hiljem magistriõppesse, juhul kui teil ei ole vaja, siis saate piirduda ka nende mikrokraadidega. Nii, aga me liiguks edasi järgmisele slaidile. Kes neid slaide üldse liigutab? Mailis, sina liigutad, jah? Ja Erki, palun räägi sina kõigepealt siis meie tasemeõppe magistriõppekavast. Tere päevast, mina olen Erki Soika ja loodusainete õpetaja, õppekava kuraator või juht, õppekava juht. Ja ma teen siis tõesti hea meelega teile väikese ülevaate sellest, et kuidas meie õppekava on üles ehitatud ja kuidas saaks õppima minna. Kestvus on nüüd 3 aastat, kuigi tavaliselt on nominaalne magistriõppeaeg 2 aastat, siis me oleme vaadanud, et üks lisaaasta on hea sellise rahulikumas tempos selle õppekava läbimiseks. Et meie kogemus näitab seda, et see selline kiirustamine ja see ei ole kellelegi hea. Õppevormiks on tõesti sessioonõpe, kuigi peab kohe rõhutama, et see tähendab üldiselt ikkagi kindlaid päevi nädalas, kus te peate õppimisega tegelema, kuid nendes õppimise, ütleme, kohad võivad olla erinevad, näiteks siis praktika või siis ka ülikool. Nii et üldiselt võib arvestada siis 2 päeva või 2-3 päevaga nädalas, need on neljapäev, reede ja mõnikord ka laupäeviti. Nüüd põhimõtteliselt on teil võimalik valida kahe sellise suure suuna vahel, kas te soovite saada põhikooli õpetajaks või gümnaasiumi õpetajaks. Ja siis loomulikult nende mõlema suure suuna sees on siis 4 loodusteaduste õpetaja valdkonda: bioloogia, füüsika, geograafia ja keemiaõpetaja. Ja nüüd siin ongi nüüd väikene graafiline ka, et te saate selle kodulehekülje pealt ise hakata nüüd edasi uurima. Selles mõttes, et kui te nüüd klõpsate nende mummukeste peal seal kodulehekülje peal, et siis te saate sealt näha, et missugused valikud ja missuguseid aineid te peaksite siis selle õppe raames läbima. Nii et seal on kõik ilusti-kenasti kirjas. Üldiselt on nüüd need õppeained jagatud 3 suurde sellisesse rühma. On siis üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogia ained. Nende eest vastutavad meil Haridusteaduste Instituut. Siis teine suur rühm on just nimelt eriala kompetentsi arendavad ained. Need siis puudutavad juba konkreetselt teie poolt valitud ainet, kas siis ühte siis või kahte loodusteaduslikku ainet ja loomulikult ka õppeastet, kas siis gümnaasium või põhikool. Ning selle eriala kompetentsi sees on ka puhtalt mõningad ainealaseid oskusi arendavaid kursuseid, et te saaksite ka, noh, me leiame, et aineõpetaja peab ka erialaliselt olema kompetentne ja seetõttu me ikkagi proovime ka ainealaseid kursuseid õppekavas läbi viia. Ning kolmas ja ka üks niisugune suur rühm on siis magistritöö ja uurimisseminarid, et seal on siis põhiline on teil jah, lõpetada õppekava magistritööga ja selle toetamiseks on siis uurimisseminarid. Nii,
kuidas õppima on võimalik siis magistriõppesse tulla? Põhimõtteliselt kõige selline ütleme, kõige lihtsam viis, noh, tegelikult need on kõik lihtsad, aga kui teil on bakalaureusekraad loodusteadustes, siis on asi väga lihtne. Rakenduskõrghariduse diplom täpselt samamoodi. Nüüd see rakenduskõrgharidusdiplom peaks ka olema selle loodusteaduste ainete lähedases niimoodi piirkonnas. et see võiks ikkagi olla kas siis inseneri diplom või midagi veel, et te ikkagi selle ainega oleksite seotud. Või kui te olete nüüd läbinud mõne muu õppekava, aga teil on seal loodusteaduslikke aineid, siis 45 EAP mahus. Nii et te võite olla ka läbinud mingit muud õpet, aga näiteks olete kõrvale eriala võtnud mõne loodusteadusliku aine. Juhul, kui teil nüüd ei ole just 45 EAP mahus neid erinevaid aineid või bakalaureusekraadi või rakenduskõrghariduse diplomit, siis me oleme ette näinud tasandusmooduli, nii et te saate astuda kenasti õppekavale sisse, aga tasandusmooduli abil on teil võimalik siis oma erialaseid pädevusi arendada. Ja see, milline see tasandusmoodul teil välja nägema hakkab, et see on kõigil erisugune, see tähendab, see arvestab teie varasemaid õpinguid ja see koostatakse teile individuaalselt. Nii et põhimõtteliselt ei ole hullu midagi, kui te ei ole varem ka 45 EAP mahus loodusteaduslikke aineid läbinud, et piisab siis näiteks gümnaasiumi suunal me küll tahaksime, et te natuke olete õppinud juba 12 EAP ulatuses, aga näiteks põhikooli astmes see ei ole ka vajalik. Nii, kuidas kandideerimine toimub? Loomulikult kandideerimine toimub läbi SAIS-i ehk te esitate oma kandideerimisavalduse SAIS-i kaudu. See peaks nüüd kas varsti avatama või juba ongi avatud, ma praegu täpselt jään võlgu selle, aga igal juhul see toimub lähiajal. Ja me ootame siis teilt motivatsioonikirja, kus te kirjeldate varasemat hariduslikku tausta ja oma erialaga seotud huvisid. Siis loomulikult meid huvitab väga, miks te olete otsustanud õpetajaks õppida, et miks te tahate meie õppekaval õppida, mis on need kõnetavad tegurid, teie tugevused loomulikult ja väga tähtis osa on ka see, et me ootame tagasisidet või sellist sisendit enda õppekava arendusse ja teie õppeplaanide kujundamisse sellega, et ootame teie ootuseid. Ja vestlus toimub siis 7. juulil. nii, aga siis paari sõnaga ka mikrokraadidest, et mikrokraadid on nüüd uus selline võimalus oma kvalifikatsiooni täiendada ja need mikrokraadid on suunatud nii sellistele õpetajatele, kellel kvalifikatsiooni ei ole, see tähendab siis, kas neil ei ole siis magistrikraadi või neil ei ole siis kutset, aga on suunatud ka sellistele õpetajatele, kellel on kvalifikatsioon, näiteks eesti keele õpetaja, aga ta õpetab koolis ka bioloogiat ja ta sooviks siis ennast bioloogias ja bioloogia didaktikas näiteks natukene juurde õppida, et ka nendele on suunatud need mikrokraadid. nii, lähme siis liigume edasi ja mikrokraadid, et kuidas see mikrokraadid siis välja näevad, et täna on see infotund, registreerimine algab varsti ja registreerimiseks on nüüd eraldi täiendõppekeskkond, millega reeglina õpetajad või vähemalt osad inimesed koolis kindlasti on väga tuttavad. et kuna need mikrokraadid on eelkõige just suunatud nendele inimestele, kes koolis juba õpetavad, aga kelle kvalifikatsiooni ei ole, siis tõenäoliselt see Juhaniga olete tuttavad. Me teeme augustis veel eraldi infoseminarid mikrokraadide kohta, kus me tutvustame neid natukene täpsemalt ja päris augusti lõpus teeme siis ka ühe kohtumise koha peal ja nagu ikka, siis 1. septembril hakkab peale. et mikrokraadide kohta võib-olla veel nii palju, et see mikrokraadid on ka ülikooli jaoks üsna uus, me oleme aasta otsa nüüd neid teinud ja on osutunud üsna populaarseks, et nüüd kevadsemestril oli meil oli ligi 60 juba osalejaid erinevates mikrokraadides ja see
tõenäoliselt ongi ikkagi hea võimalus õpetajatel, kui nad ei taha tingimata tulla meile magistriõppesse, oma teadmisi siis täiendada. nii. Mikrokraad, siin on nüüd mõned näited, et mida me siis pakume, mida me siis nüüd sügisel pakume, et see täpsem info tuleb mingisuguse hetkel ka meie kodulehele, kus on siis võimalik ka vaadata selle täpsemalt aine sisu. aga üldiselt meie instituut siis pakub mikrokraade erialaseks täiendamiseks ja siis didaktikaalaseks täiendamiseks. et no näiteks see, et füüsika alused on pigem erialane täiendamine, füüsika õpetamine on siis vastava valdkonna siis didaktika. ja füüsikaõpetaja põhikoolis, õpetame gümnaasiumis näiteks. nii, füüsikast meil on siis päris mitmeid mikrokraade. lisaks meil on siis kraade veel keemias. Siis on jah, sa võid lasta küll edasi siit. et ma ei hakka kõiki neid sisu, need slaide me ka jagame teiega kõikide osalejatega, te saate pärast veel vaadata. et siin on ka õpiväljundid toodud, mis on siis nüüd bioloogias, loodusõpetuse esimene-teises kooliastmes, loodusõpetuse mikrokraad oli loodusõpetusele suunatud mikrokraadid olid kõige populaarsemad, aga see on mõnes mõttes ka arusaadav, kuna noh, nad gümnaasiumis juba on neid õpetajaid ja ka õpilasi ju vähem kui põhikoolis. nii, võib-olla üks oluline asi veel, kas see on sellest mikrokraadidest viimane slaid, jah? mingi veel? On viimane, et võib-olla oluline on mainida ka, et kõik need mikrokraadid on tasuta. et õpetajale on kõik need mikrokraadid tasuta. mikrokraadi õppurid nende mikrokraadide puhul õpivad meil koos vähemalt osade mikrokraadide puhul õpivad ka koos tasemeõppe tudengitega. osade puhul koos, osade puhul eraldi, aga me ka nendes mikrokraadides kõikides toetame ka neid õpetajaid, kes tulevad sinna ja organiseerime neile veel ka eraldi seminare, et nad saaksid ka omavahel natukene kogemusi vahetada. et see on natukene siiski nii-öelda tasemeõppes teistmoodi üles ehitatud, need mikrokraadid. aga sama on see, et nad on tasuta osalejatele. nii. ja siin meil on nüüd selline viimane esitluse lõpuslaid, kus meil on loodusõpetuse magistriõppekavale link, mikrokraadidele link ja kus meil on siis Mailise email küsimuste korral, aga ma praegu ikkagi avaks siis küsimuste vooru, et need, kes siin kohal on, et kui teil on konkreetseid küsimusi, ka täiesti konkreetseid, siis me üritame nii-öelda kolme peale neile vastuse leida ja kui me kohapeal neile vastuse ei leia, siis me leiame teile emaili teel pärast selle vastuse. aga kuna mõned küsimused tulid ette ka, et ja. siis ma inspiratsiooniks loen ja vastame need ka ära. Mhm. et üks küsimus oli, et olen õpetaja kvalifikatsiooniga, tal on nii magister kui kutse, kuid ei ole läbinud bioloogiaalast ettevalmistust ülikoolis. kas kvalifitseerun programmi osalema? Ja sellele on vastus jah, et see ongi ideaalne osaleja, üks vähemasti sihtgruppidest. Need õpetajad, kes õpetavad näiteks matemaatikat, aga tahavad õpetada ka füüsikat, siis on oodatud füüsika mikrokraadidesse või keemia või bioloogia. meil on ka näiteks kunstiainete õpetaja, kes õpib bioloogia õpetajaks, et see on kõik teretulnud. Oluline on see, et selles programmis osalemiseks on tarvis siis kehtivat töösuhet üldhariduskooli või siis kutsekooliga, et see on siis üks tingimus, mis on rahastaja poolt seatud. Teine küsimus, kas koolitöötajad, kes pole õpetajad, näiteks abiõpetaja, eripedagoog ja nii edasi, saavad ka osaleda nendel kursustel? Kahjuks sellele mikrokraadi programmile ei ole võimalik nendel inimestel osaleda, sellepärast et projekt ongi mõeldud eelkõige kvalifikatsioonita õpetajatele. Küll aga on meil
küll aga on meil plaanis ka mõningaid täiendkoolitusi, mida võib siis ka tasuta ja kuhu saavad ka siis tugispetsialistid ja abiõpetajad, aga näiteks meil sel semestril kandideerisid mõned inimesed, kes töötavad koolis tugispetsialistina, aga nad annavad mingis väikeses osas mingit ainet, et siis, kui saab kooli poolt vastu tulla ja märkida ära EHIS-esse teid õpetajana, siis jällegi on võimalik osaleda, et meie siis jälgime seda, et kas EHIS-es Eesti Hariduse Infosüsteemis on teid märgitud tööle õpetajana. Siis umbkaudne ajakava ja nädalakoormus ja selle kohta on ka siin chatis küsimus, et me oleme proovinud niimoodi sättida, et mikrokraadidel siis oleks toimumisajad kas kord nädalas, üks päev, või siis pärastlõunasel ajal, et koolis töötav õpetaja saaks osaleda. Kui intensiivne on Erki, kui intensiivne on magistriõppe programm, sest et mitmed ained on või enamik, ütlemegi, neid mikrokraade on seotud ikkagi ju magistriõppe ainetega, et võib-olla seda kas Priit või Erki täpsustavad ka ise, aga et mis nende mikrokraadide idee ongi see, et saaks väikeste tükkidena siis selle loodusteaduste õpetaja magistri kätte nii-öelda, et kui kohe ei taha täispühendumist võtta, et astuda tasemeõppesse ehk magistriõppesse, siis mikrokraad on nagu ettevalmistus selleks, et pärast siis ära vormistada see magister. Aga ma annan sõna Erkile. Sa juba peaaegu vastasid ise ära, kui intensiivne see on või kuidas me selle mõelnud oleme, et kui nüüd magistriõppesse tõesti tulla tasemeõppesse, et siis ikkagi peab arvestama, et neljapäev, reede on täispäevad. Et see on ikkagi selles mõttes intensiivsem. Aga kui nüüd te tahate tõesti mikrokraadi võtta, siis sellest päevast, kas siis on pool päeva või noh, sõltub teil kursusest, et mitu kursust te ka võtate ja kuidas te seda läbima hakkate. Nii et selle intensiivsuse põhimõtteliselt te saate ikkagi mõnes mõttes ise reguleerida ka, et kuidas te seda teete. Et sõltub teie enda ajakavast ja huvist ja soovist ka. Et niimoodi on väga keeruline vastata, et siis peab juba teadma täpselt, mis kursuseid te soovite, et siis saab juba rääkida täpsemalt. Ja et magistriõppes ja tasemeõppes on intensiivsus loomulikult suurem, aga, aga ta on ka väiksem kui varasemalt, nagu Erki ütles, siis see oli üks põhjus, miks sai ta jaotatud 3 aasta peale, see 120 EAP-d, et ei oleks nii intensiivne, et saaks kooli kõrvalt ka käia. Aga noh, hästi üldistatud hinnanguliselt võiks öelda, et mikrokraadis osalemine on veel 2 korda vähem intensiivsem kui siis magistriõppe programmis osalemine ja me ise väga loodame, et väga paljud õpetajad kasutavad ka seda võimalust, et alguses alustavad mikrokraadi programmist ja siis astuvad meile tasemeõppesse, sest kõik, mis on mikrokraadi programmis läbitud, on juba osa tasemeõppest, eks ole. Ja ka tasemeõppes siis arvestatakse ka teie juba eelnevaid õpinguid ja koolikogemust ja nii edasi, muid asju ka lisaks. Nii, kas on veel küsimusi? Nüüd üks oli sellisem konkreetsem, et millised on õpetaja kvalifikatsiooni saamise võimalused, võttes arvesse omandatud haridust, aga kuna täpsemalt seda praegu ei tea, et siis võib-olla on siin see inimene koha peal või keegi teine, kes tahab koha pealt küsimusi küsida, et need teed õpetaja kvalifikatsioonini on tõepoolest hästi individuaalsed. Oleneb sellest, kui palju teil on erialast tausta, kui palju teil on koolis töötamise praktikat, kas teil on juba magistrikraad või teil on bakalaureusekraad, et need teed on individuaalsed, ütleme siis nii. Jah, et see kvalifikatsioon tähendab seda, et oleks magistrikraad ja oleks õpetaja kutse, et meilt saab koos kraadiga ka kutse, nii-öelda võib öelda 2 ühest ülikoolis ja see ei tähenda seda, et te peaksite läbima 120 EAP mahus õpinguid,
et nagu ma ütlesin ka, et need asjad, mis teil on juba tehtud, need saab kõik ära arvestada sinna 120 EAP sisse, sealhulgas ka koolikogemuse saab arvestada teatud ulatuses, näiteks pedagoogilise praktika arvelt ja see lõppkokkuvõttes jah, sõltub siis igal individuaalsel juhul, et mida oleks võib-olla vaja veel juurde võtta, et siis saaks selle magistri kätte, aga samas, kui teil juba magister on olemas mõnel teisel erialal, siis magistrikraadi ei ole vaja, on vaja ainult kutset, et siis on võimalus ka täiendada ennast mikrokraadides näiteks ja siis võtta ka kutsekojast, Õpetajate Liidust kutse. nii, veel küsimusi? Ma saan aru, et kõik tulid eelkõige kuulama, mitte rääkima. et ma loodan vähemalt, et sellest, nii, kas põhikooli bioloogia mikrokraadi tunniplaan on teada? Mailis, sina oskad Tiina vastata või vastab, millal saab? et kõik tunniplaanid selguvad siis 10. juuniks, kui meil avaneb registreerimine. Füüsikatel on enamikel olemas, põhikooli bioloogial veel ei ole. Et 10. juunil, kui avame registreerimise, siis sinna juurde tulevad täpselt toimumise aeg. Ehk Aga siis vot seda, järgmisel nädalal. ja just, see on järgmine nädal juba teisipäeval. Aga seda veel ei öelnud, et osa mikrokraade siis kestavad 1 semestri ja osa kestavad 2 semestrit, et seda oleks ka oluline jälgida, et Jah, et mikrokraadid meil on enamuses on, mitu EAP-d nad nüüd kokku meil tulid? keskmiselt selline 14, 12 jah, pluss 2, 12, jah. 14. Mhm. jah, et siis on niimoodi, et kui 2 semestri jooksul, siis on loomulikult ka see koormus väiksem. Et siis on sisuliselt 1 aine semestris. tere, ja tere. mul oleks selline küsimus, et millekord ma võib-olla kasutaks seda võimalust, et mul on tahe saada õpetaja kvalifikatsiooni, et muidu mul on rakenduslik kõrgharidus, aga ta ei ole seotud õpetaja erialaga. ma olen 9 aastat olnud lasteaiaõpetaja ja nüüd 1 aasta olen koolis eriklassis lihtsustatud programmiga lastega töötanud, et võib-olla just see loodusala, loodusõpetus oli minu jaoks nagu võib-olla kõige raskem osa. mõtlesin, et võib-olla ma saaks selle osa kaudu ka endale õpetaja kvalifikatsiooni, kas ma saaks üldse sisse astuda mingisuguse mikrokraadi siin praegu. Kas te korra veel kordaksite, mis kvalifikatsioon teil oli, ma ei kuulnud hästi. mul on rakenduslik kõrgharidus, ma olen sekretär juhiabi ja mul on läbitud muidugi palju koolitusi. kui ma õpetasin, olin siis lasteaiaõpetaja, ma sain lapsehoolduskursuse läbitud ja siis sain lasteaeda sisse ja sealt juba sain palju igasuguseid ka täiendavaid kursuseid käinud igasugustel kursustel. Et jah, aga õpetaja kvalifikatsiooni mul pole. Ma olen EHIS-es küll märgitud kui lasteaiaõpetaja 9 aastat, eks ju, see aasta mul on märgitud EHIS-es ka, et kui õpetaja koolis. Kas mul on üldse võimalus sisse astuda? Jaa, sisse astuda on kindlasti võimalik, et see rakenduskõrgharidus, see annab kindlasti võimaluse magistriõppesse astuda, näiteks kui te soovite tasemeõppesse astuda, see on võimalik, kui teil loodusained eelnevalt all ei ole, siis tuleks võtta tasandusmoodul, aga näiteks põhikooli õpetajal on see täiesti võimalik, et kui gümnaasiumi loodusainet õpetaks, siis me näeme, et see oleks liiga intensiivne, et peaks olema eelnevalt ikkagi loodusainet. Just nagu põhikooli õpetaja, mul on 1. kuni 5. klassini hetkel lapsed klassis. Jaa,
on täiesti võimalik, aga siis, kui te nii-öelda sisseastumisprotsessi käigus, siis me hindame ära, täpsemalt Erki tegelikult tegeleb sellega, et mis on siis teie eelnevad õpingud juba, et mida on võib-olla võimalik üle kanda ja mida on vaja siis nii-öelda juurde õppida, aga tingimused sisseastumiseks on täidetud. et ma siis, kas mitte SAIS-i kaudu astun sisse, vaid Juhani kaudu? ei, tähendab, nüüd, kas te olete huvitatud sellest loodusõpetuse mikrokraadist või siis loodusainete õpetaja magistriõppest? Et kui mikrokraadist, siis on Juhani kaudu ja kui magistriõppest loodusteaduste õpetaja, siis on SAIS-i kaudu. Ma saan aru, et te olete ikkagi huvitatud tasemeõppest, eks ole, et sellest loodusteaduste õpetaja õppekavast. Ma arvan, pigem jah, ma ei oska praegu vastata, no ma ei oska nagu võtta nii palju vastutust, et ma saan nüüd neljapäev, reede ära olla, sest mul on erilapsed. Okay. Nendega peaks nagu palju kohal olla. Et jah, ma vist ei otsustaks veel, et ma saaks 2 päeva nädalas ära käia. Ja et siis saab alustada ka mikrokraadist tõepoolest, aga mikrokraadil ei ole meil selliseid sisseastumistingimusi nagu magistriõppesse, tasemeõppesse. Et mikrokraadil meil on see tingimus, et peab olema siis töösuhe kooliga, eks ole, noh õpetajana reeglina. Ja muid tingimusi seal tegelikult mikrokraadis osalemiseks ei ole üldse. Et pigem on seal, noh, tulevad ainesisesed tingimused, aga me oleme üldiselt nad ka niimoodi planeerinud, et noh, et võib-olla on vaja nii-öelda mingisugust teemat ennem käsitleda kui mingit teist teemat, aga need on siis mikrokraadide juures juba kirjas. Aga kui te näiteks samast põhikooli poolest olete huvitatud, siis seal jah, need, mis me sellel sügisel avame, et need on kõik nii-öelda, neil saab alustada. Selge, et ja siis ma saaks lõpus selle õpetaja kvalifikatsiooni ka kätte. Õpetaja kvalifikatsiooni saate te kätte siis antud juhul, kui te ikkagi lõpetate õppekava, mitte selle mikrokraadi. Et mikrokraad ei anna ei kutset ega ka magistrikraadi. Et magistrikraadi ja kutse annab ainult õpetajakoolituse õppekava, meie siis loodusteaduste õpetaja õppekava, aga mikrokraad aitab teil osa juba sellest õppekavast täita, ehk kui te näiteks ütlesite, et ei saa nagu 2 päeva koolist ära olla, et õppekava lõppida, et siis te saate mikrokraadidest alustada ja siis lõpuks jah, et ka mikrokraadide noh, selline üldine suund on see, et me soovime, et nende kaudu kõik jõuaksid ikkagi lõpus kvalifikatsioonini. Lihtsalt võtab natukene kauem aega, kuna korraga tehakse vähem. Selge. Aitäh teile. Ja, aga kindlasti tasub nii-öelda alustada ja siis me saame juba ka edasi vaadata, et mis need teed on. Väga tore, aitäh teile. Ja, aitäh. Nii, kas on veel küsimusi? No ei ole, te ei ole veel üliõpilased. Te võite küsida. See oli nali loomulikult, meil üliõpilased on ka väga aktiivsed ja küsivad. Seda enam, et ka meie selle antud juhul loodusteaduste õpetaja üliõpilaskond moodustubki valdavas enamus õpetajatest. Erki, kas see on 100% või see on 90%? No ütleme 90. Ütleme 90, igaks juhuks jätame, et mõni ei ole veel ei tööta veel koolis nii-öelda, aga enamus juba töötavad koolis ka. Et noh, nagu me teame, siis eriti selles valdkonnas on suur õpetajate puudus ja nad jõuavad ennem kooli, kui jõuavad meile õppima. Aga väga hea on see, kes teevad see paralleelselt. Et võib-olla nii palju veel infoks, ma ei tea, kui palju te nagu selle seadusandlusega kursis olete, aga kvalifitseerimata õpetajatel on praegu see nii-öelda see üheaastase lepingute pikendamise teema, et alati on need üheaastased lepingud, aga Haridus-Teadusministeerium plaanib ka seadusemuudatust, mis seisneks siis selles, et need, kes õpivad, ja see ei ole veel täpne sõnastus, ei ole selgeks, aga ma usun, et sinna lähevad alla ka mikrokraadid, mitte ainult tasemeõpe, et need, kes ennast täiendavad, et nendega on võimalik sõlmida 3-aastane leping vähemalt, ehk siis need, et kui nad ennast täiendavad, siis ei pea iga aasta seda lepingut pikendama, et see annab ka teatud kindluse siis õpetajatele. Nii.
ma ei, rohkem küsimusi ei näe, rohkem küsimusi ma ei kuule ka, et siis täname, et te tulite. Teid oli umbes nii 5 korda rohkem peaaegu kui eelmisel aastal, mis on väga tore ja me loodame teid siis näha registreerimas ja loodame teid siis sügisel näha meil siin ülikoolis, ükstaspuha siis kas mikrokraadi programmis või tasemeõppeprogrammis. kui teil on mingisuguseid küsimusi enda osas ka spetsiifiliselt, siis palun saatke email Mailisele ja Mailis siis konsulteerib Erkiga või ka mõne teisega, kui on, Erki on meil ka füüsika poole peal, et kui on seal mõni teine, siis me konsulteerime täpsemalt, et kuidas see teie õpingutee siin ülikoolis välja võiks näha. ja ega siis midagi. Tänaseks kõik, aitäh osalemast, nägemist. ilusat päeva!